Ja ma küsin teie käest esimese küsimuse selliselt, et kui Eesti on OECD riikide hulgas töötatud tundide järgis umbes siis esimese kolmandiku lõpus, kus me võiksime olla 20 aasta pärast? Kas me võiksime liikuda ülespoole või allapoole? Kas allapoole liikumine, vähem töötamine tähendab seda, et meil on rohkem vaba aega, rohkem rõõmu, aga samas meie pensionid on võib-olla väiksemad, meie riigieelarve siis on kehvem, või siis teistpidi liikuda ülespoole ja saavutada enam jõukust ja leppida väiksema vabadusega. Ja ma alustaksin Katist. Kati on töötanud kui mitu aastat Aasias? Nüüd peaaegu 12 aastat. 12 aastat. Et natukene saada seda tunnetust, et kuidas, võib-olla sa räägid ka, kuidas Aasia töötab? Sellepärast ma ilmselt siin olengi, et mul on selline huvitav kogemus Dubaist ja Indiast, et aastal 2005 läksin mina Dubaisse tööle ja töötasin seal 10 aastat ja viimased 1,5 aastat olen ma elanud Indias ja teinud seal natukene ka erinevaid töid, et ma arvan, et Eestis nagu hästi palju vaadatakse ja ollakse kursis sellega, et mis läänes tehakse, et minu poolt selline mõte, et tegelikult sellel ajal, kui me lääne poole vaatame, et siis ida läheb kuskile mujalt täiesti eest ära. Et seda ma oskan kindlalt öelda, et nii Lähis-Idas kui Aasias, et inimesed on väga lojaalsed oma tööandjatele, nad on väga kättesaadavad tööandjatele, töötavad väga hea meelega nädalavahetustel, neile võib helistada ükstapuha mis kellaajal, et nad on selles mõttes samas väga ambitsioonikad, aga väga lojaalsed, et ma ei oskagi veel öelda, et kas Eestis ka nii on või ei ole, sellepärast, et ma olen siin 6 aega olnud üle 12 aasta, aga see oli minu jaoks väga selline värskendav kogemus Aasiast ja Dubaist. Aga mis su tunnetus on, et kui me siin arutame selle üle, et kas me peaksime töötama vähem või rohkem, sa ju nüüd täna tead, sul on ilmselt tööleping, ma loodan. Sa tead, mitu tundi nädalas, aastas sa peaksid töötama ja siis arutame, et kas kuhu poole liigume. Mis tunne sul selles osas on, kui sa nüüd paned Aasia kõrvale? Jah, et tööleping on mul tõesti, et kui ma seda esimest korda lugesin, et siis oli, et päris mõnus, et ei peagi nii kaua töötama Eestis. See selleks, et tegelikult ma usun, et töötad täpselt nii kaua, kui selles mõttes, kui su kohusetunne ütleb, aga jah, ma arvan, et nii Lähis-Idas kui Aasias, et sellised nii-öelda 8-7 või 8-8 tööpäevad olid nagu äärmiselt tavalised nii minule kui hästi paljudele teistele inimestele. Et kontorid ei ole mitte kunagi tühjad kella 6 õhtul või kella 7 õhtul, et see lihtsalt selline tagasiside või mõte. Aga ma küsin võib-olla siis kõigepealt Jevgeni sinu käest, et kas me selles aastas töötatud tundide arvult OECD-s liigume ülespoole või allapoole, kuidas sa arvad? No kui vaadata selle töötatud tundide korrelatsiooni ühiskondliku jõukusega, et ega see korrelatsioon ülemäära hea ei ole. Mõnikord on ja mõnikord ei ole. Et nendes riikides, kui me vaatame siit põhja poole, siis nad töötatud tundide poolest meist kõrgemal ei ole, aga ühiskondliku jõukuse poolest on. Teisest küljest on riike, kus töötatakse väga palju tunde, aga töötatakse piisavalt madala lisandväärtusega, et tegelikult seda ühiskondlikku jõukust pole. Et ma arvan, et see on tegelikult üsna iseenesest vale küsimuse püstitus, et kui palju me töötame, et küsimus on minu meelest selles, et kui head tööd me teeme ja selle korrelatsioon siis ühiskondliku jõukusega ühelt poolt ja teiselt poolt, mida rohkem me liigume niimoodi tulevikutöö kontekstis paindlikemate töösuhete ja natuke teistsuguse töömaailma poole, seda vähem aktuaalne on üldse selline mõiste nagu tööaeg, on minu selline tunnetus. Nii et küllap me töötame erinevad inimesed töötavad erinevalt, nagu me võrdleme siin ju ka seda, et kuidas esimestel aastakümnetel oli selline surnuks töötamine, eriti Eesti meeste puhul ikkagi üldlevinud. Siin ma vaatan palju inimesi, kes seda on kindlasti praktiseerinud, mõned veel jätkavadki.
et siis kindlasti on järgmises põlvkonnas natukene ka teistsuguse suhtumisega inimesi tulnud, et kus siis seda nii-öelda trade-off'i, et kas teha rohkem tööd või elada kauem, tajutakse natukene võib-olla akuutsemalt kui eelmises põlvkonnas. Robert, mida sina sellest trade-off'ist arvad? Ma olen täiesti nõus, et ma arvan, et see töötatud tundide arv on natuke ebaoluline, oluline on lisaväärtus, mida luuakse ja niimoodi konteksti pannes, et ma arvan, paljudes sotsiaalsüsteemides on 80-20 printsiip, see on nii rikkuse jaotuse kui ka ütlen, palgatulu jaotuse ja muu asja osas. Nii et ma arvan, 80% inimestest sõltub täpselt sellest, kui keerulised ärimudelid on meie ettevõtjates ja tööandjates ja milliseid palku nad suudavad maksta. Et ma arvan, et see, kui palju me töötame ja kui palju sellest nagu heaolu tekib, see sõltubki eelkõige rohkem siin saalis viibijatest tööandjatest, kes siis nagu oma ärimudeli keerukuse tõttu tegelikult dikteerivad, et palju on võimalik üldse teha. Minul on kohati selline tunne, et kui me räägime tulevikutööst ja nendest muutustest, mis ees ootavad, siis me räägime ühest osast ühiskonnast. Need on teadmustöötajad, need on need inimesed, kelle kohta on öeldud, et nemad võivad valida tööandjat, nad võivad teha seda, mida nad tahavad, sest nende teadmiste ja nende oskuste järel on väga selgelt nõudlus olemas. Ja tõepoolest, kõik need muutused puudutavad neid inimesi. Aga see on meil inimesi, keda täna on Eestis, eks ole, 30%, kellel ei ole erialast haridust. On inimesi, kes jäävadki meie hulgas olema, kes ei ole sellised, kes hakkavad tegema neid 10 tööd, mida Bosse just äsja näitas. Kellel on vaja ette anda töökoht ja tööliigutus, töörutiin. Jüri, mida sina sellest kõigest arvad? No mind teeb natuke murelikuks avalikus ruumis leviv selline mõttelaad, et kuidagi saab õndsaks ilma selleta, et tööd ei tee. Et täna oli sellest ka juttu, et noored niimoodi arvavad, et minu meelest ikkagi tuleb, kui tahad edu saavutada, siis peab olema selge siht ja sa pead selle sihi nimel nagu tõsiselt hambad ristis tööd tegema, eks ju. Et võib-olla ma esindan natuke vanapoolsed mõttelaadi, aga ilma tööta ja ilma selge sihita ei juhtu mitte midagi, eks ju. Nii et selles mõttes on see töötundide arv, ei ole võib-olla see OSCE tabel ei ole kõige toredam, sest et me oleme selle hästi eesotsas, eks ju, ja Saksamaa on viimane, ja kui vaatame meie seda elatustaset, järelt me puhime siin nagu tühja, eks ju, või vähemalt suurest osast teeme nagu mingit asju nagu valesti, eks ju, et selle eest lisaväärtust tekib nagu vähe, nii et tööd tuleb kindlasti teha tõsiselt, eks ju, ja ühiskonnas peaks see mõttelaad olema, kui me tahame kuhugi järgi jõuda kellegile, eks ju. Kati, tahad sa äkki lisada nüüd, tulles sealt, kus tehakse töötunde palju ja siin on küsimus olnud, kas need töötunnid üldse siis loevad midagi või kui tähtsad nad on? Miks nad asjadid siis seal hulgas nagu ka teadmustöötajad, miks nad siis ikkagi nii palju tunde töötavad? Ma mõtlesin, kuulates siin kaasrääkjaid, hakkasin mõtlema, et võib-olla tõesti, et on see vale lugeda töötunde, aga selles mõttes, et see, et inimesed töötavad palju tunde või rohkem ajaliselt seal kui siin, et see, kohati see võib tähenda seda, et nad on ebaefektiivsed, aga ei pruugi. Et tegelikult on selline kogemus ka kindlasti minul olemas, et kui ma Eestist liikusin väljapoole, et siis oli hästi palju selliseid vau-momente, et kuidas nagu inimesed suutsid tegeleda nii sadade asjadega korraga, et ja hästi paljude tähtaegadega korraga, et seda olen nagu mina kindlasti juurde õppinud ja ma arvan, et kui ma olin võib-olla paar aastat olnud Dubais, et minu üks kõrge ülemus ütles, et mulle meeldib ida-eurooplase tööle võtta, et nad on ausad, kohusetundlikud ja nad töötavad palju. Et minul oli selles mõttes, loomulikult me oleme skandinaavlased, mitte ida-eurooplased, aga jah, ma ei tea, et kas see praegu ka nii on, et ma loodan, et on, sellepärast, et see oli nagu tema silmis, tema oli Sri Lankast pärit, et tema silmis oli see väärtus. Missugune see tark töö siis on, mida me peaksime tegema? Räägitakse targast tööst. Esiteks, kui võib,
et sellesama Aasia näitega, et see nüüd natuke niimoodi anekdootlik, aga olles oma töös kokku puutunud Jaapaniga, et ausalt öeldes see olukord, et sa lähed Jaapani ministriga, lähed kohtuma ja siis seal tagareas istub niimoodi 20 ametnikku, kes selle 45-minutise kohtumise jooksul kõik jäävad magama, sellepärast et nad on töötanud seal terve öö, sest koju nad vahepeal ei lähe, kuna nad peavad ootama, kuni ülemus ära läheb ja nii edasi. Et ega see nüüd kõige efektiivsem töö tegemise viis tõenäoliselt ei ole ühelt poolt ja teiselt poolt ega mõtleme sellele, missugune ühiskondlik kulu on sellest, et see teine perekonna pool peab siis kodus istuma need ülejäänud 24 tundi, kui see meestekamp siis tukub seal ministri kabinetis. Nii et ma arvan, et see töötundide lugemine iseenesest on väga, väga vale tee. Aga see tark töö, mis võib seda ühte teistpidi nimetada, aga põhimõtteliselt eks me kõik ju saame aru seda, et põhimõtteliselt tahaks, et isegi mitte ei tahaks, vaid on hädavajalik, et Eesti inimeste ja ettevõtete siis vastavalt lisandväärtus oleks kõrgem selleks, et me suudaksime seda ühiskonda siin üleval pidada nii rahalises mõttes kui ka selleks, et inimesed tahaksid siin ühiskonnas olla ja siia ühiskonda tulla. Ja ega selles mõttes, minu vaates, Sotsiaalministeeriumi tööturupoliitika vaates on 3 aspekti, mis on siinkohal olulised. Esiteks on see, et me peame arvestades meie demograafilist seisu suutma maksimaalselt inimesi tööturule tooma, ehk siis vabastama maksimaalselt seda tööjõuressurssi. Üksikuid reforme on selles osas tehtud ja peaks edasi tegema. See küll iseenesest on ju tööjõu tootlikkust ei suurenda, kui me võtame näiteks töövõimereformi inimesed, siis me küll aitame need tööturule, see on igal juhul vajalik, see on sotsiaalselt vastutustundlik, aga see alati ei tähenda automaatselt suuremat tootlikkust. Teine asi on muidugi see, et me peaksime suutma kõikide tööturul olevate inimeste siis tööalast panust kasvatama, ega siin ei ole selles mõttes liiga palju ju niimoodi märksõnadega ei ole siin midagi revolutsioonilist öelda, et ega selge on see, et haridus on see võtmesõna, aga küsimus on selles, kuidas seda paremini teha ja mitte ainult seda, et riik paremini telliks, mis on ka oluline, vaid ka seda, et ettevõtted sellesse rohkem panustaksid, et ka inimeste hoiakud oleksid teistsugused. Ja 3. on siis see, mis on tõsi, et me praegu räägime küll pigem väiksemast hulgast inimestest, aga kasvavast hulgast inimestest on siis see seltskond, kes siis oluliselt paindlikuma töötingimustega tahab tööd teha ja töö iseloom selgelt muutub väga paljudel elualadel, küll lähikümnendi jooksul kindlasti veel seda traditsiooniline töö jääb selgelt domineerima, aga see, kuidas me suudame sotsiaalsüsteemi ja töösüsteemid siinkohal kokku panna ka õiguslikult, kuna meie kogu sotsiaalsüsteem ju tegelikult põhineb sellel kindlustatusstaatus ja see sotsiaalne kaitsevõrk ju põhineb tegelikult sellel, et meil on täisajaga 40-tunnine töönädal, siis need inimesed, kes töötavad näiteks on ju projektipõhiselt, neil pole ravikindlustust ja nii edasi, ehk siis see, kuidas me suudame ümber kujundada seda süsteemi uutele oludele vastavaks, on kindlasti oluline väljakutse. Robert? Vaatasin ka sulle enemaid need küsimused siin, et tark töö, et mulle pean tunnistama, ei ole kunagi meeldinud see väljend, et hakkame tegema nutikat ja tarka tööd. Et jääb mulje, nagu ennem tegime lolli tööd või siis, et kui mõned teevad tarka tööd, siis ülejäänud teevad lolli tööd. Et nagu ma ennem ütlesin, 80-20%, et ma arvan, et 20% inimestest teebki sellist tööd, mis loob töökohti ja 80% käivad tööl, et me võtame haigla, siis kõik ei saa seal kirurgid olla, et meil on vaja terve rida sanitaare ja me ei saa öelda, et sanitaarid on lollid. Et selles mõttes minu arust tark töö, kui väljend on imelik. Ja võtame samamoodi, et põllumajandus, eks ju, et kui 30 aastat tagasi andis lehm 4 tonni piima aastas ja nüüd annab 8 tonni, kas ta on siis 2 korda targem? Või on farmer 2 korda targem? No ei ole. Et areneb tegelikult, mis areneb, kui me võtame majanduskasvu mudelis, tegelikult areneb inimeste kompetents, ressursid, just mitte rahalised, vaid kompetentsi ressursid ja osatakse teha mingit pidi paremini tööd, keerukamad ärimudelid ja ma arvan, meil nagu Eesti majanduses olemegi umbes sellisel kohal, et tegelikult me oleme suutnud viia keskmise palga üle 1000 euro, sest on ärimudeleid, mille eest võidakse nii palju palka maksta. Samal ajal protsessis jäävad inimesed üle, et kui me automatiseerime suhteliselt palju, kui inimesele maksti ennem, siin ma olen mõnel külas käinud, et maksti ennem lihtsama töö eest, lauajuppide tassimise eest, ütleme 800 eurot palka, siis täna tegelikult see asi on automatiseeritud mõne liiniga ära.
ja Heldur 46 algharidus jäigi tööta. Ja temaga ei ole selles mõttes, et ei ole mingit rohtu. On küll küsimus, et et kas Heldur 46, kas me peaks tema jaoks arendama välja kodanikupalga, et ta siin oleks ja ära ei läheks ja osaleks kultuuriruumis või mitte. Aga ma ei saa kuidagi viisi nõustuda sellega, et mingit pidi nüüd me oleme väga targaks saanud, et lihtsalt on arenenud kompetents, on arenenud võime küsida oma klientide käest rohkem raha oma toodete teenuste eest ja maksta ka inimestele rohkem palka. Ja muuseas suhtarvuna, kui palju me inimestele palka maksame, et siis see suhtarv on liikunud nüüd 5 aastaga hästi kiiresti töövõtjate poolele, nii et meie ettevõtjad ja majandus on üleüldse keeranud ennast väga palju just töövõtjate poolele, makstes oluliselt suurem osa oma lisaväärtusest palkadena välja, mitte ettevõtete joone aluseks. Jüri, täiendas sa kuidagi? No ega majanduskasvu saab ikka tekitada läbi konkurentsivõimelise ekspordi, eks ju, et nii teenuste kui kaupade ekspordi juba kõrgemad lisandväärtusega, et me täna oleme seal ikkagi veel madalas nii-öelda tarneahela alumises servas, eks ju, et selles mõttes nõus, et haridus on kõige alus, aga ekspordis me peame liikuma üles, eks ju, ja ega võib-olla on kurb seda tunnistada, et ega niisugust tohutut hüpet teha ei saa, seda tuleb ikka samm-sammult nii-öelda liikuda selle redelil üles, eks ju, et ja see võtab oma aja, et lihtsalt peame sihikindlalt tegema tööd ja selles suunas liikuma. Automatiseerimisest ja tehisintellektist on palju juttu olnud täna, kui küsimus on, et mida siis nüüd Eesti ikkagi saab teha selleks, et nendes muutustes olla võitja, et neid Heldur 46 võimalikult vähe meil tegelikult ripakile jääks, kui asjadest nende õige nimega rääkida. Sest see oht on, et just selliseid jääb meil tegelikult ühel hetkel väga palju üle. Et mida Eesti tegema peaks? Ma hakkan siin Jevgeni sinust pihta. No esiteks siin oli juttu sellest, oli küsimus, et nii palju inimesi sünnib maailma ja siis nad kõik jäävad ripakile, sest samal ajal ka automatiseerub. Et ega nüüd see rahvastiku kasv ei ole ka midagi pretsedenditut, ma vaatasin siin lihtsalt kiirelt võtsin välja, et Inglismaa linnade kasvud 1750 kuni 1850. Manchesteris oli 1750 aastal, 50. aastal oli 18 000 elanikku, 100 aastat hiljem oli 303 000. Põhimõtteliselt väikesest küllast on ju kasvas linn. See on, miks ma need aastaarvud toon, me räägime industriaalrevolutsioonist, täpselt samamoodi tuli aurumasin, räägiti sellest, et nüüd on kõik, et nüüd kõik inimesed jäävad töötuks ja siis hakkab üks suur mäsu peale ja nii edasi. Ja loomulikult, ega tollal arvestades nende riikide tugevust tekitas see selgelt sotsiaalseid mullistusi, sealhulgas ka 1848 revolutsioone, aga laias laastus on ju 50 aastat hiljem kõik need inimesed ja rohkem veel olid tegelikult tööl. Ehk siis seda arvata, et nüüd seoses sellega, et kui majandus digitaliseerub ja automatiseerub, et siis meil hulga kaupa hakkab sadades ja sadades tuhandetes inimesi jääb üle ja nendel pole üldse mitte mingisugust rakendust võimalik leida. No see lihtsalt seda tüüpi teooriaid iga paarikümne aasta jooksul, nagu siin oli näidatud, ju esitletakse, aga seda pole mitte kunagi juhtunud ja ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks see juhtuma peaks. Et küllap inimesed suudavad välja mõelda uusi asju, mida teistele inimestele pakkuda, keda ka iga-aastaselt on aina rohkem maailmas ja siis on kõik taaskord rõõmsad nii tarbijad kui ka tootjad. Küll loomulikult on selge, et kui selleks protsessiks valmis mitte olla, siis see probleeme tekitab ja ma arvan, et neid probleeme tuleks tõepoolest ennetada ja piisavalt süsteemselt ka riikide poolt ja ühiskondade poolt ette näha. Kodaniku palgast rääkides, siis seda siin väga paljud ju siin inimesed siin Google'ist ja igalt poolt mujalt käivad ja räägivad, et see nüüd on vaja. Minu jaoks on laias laastus tegelikult inimeste äraostmine. Et me ütleme seda, et me ei näe nendel inimestel mingisugust rolli tuleviku ühiskonnas, maksame neile raha selleks, et nad vait oleksid. Väga niimoodi robustselt väljendudes, et muidu nad tulevad, hakkavad mässama, teevad revolutsiooni, murravad Swedbanki seifi maha ja siis on kõikidel häda käes. Et vabandan näite pärast. Aga
aga ma arvan, et seda ei juhtu, seda ei tuleks karta ja selle asemel, et rääkida sellest, et meil on vaja koguda kokku raha, et inimesi kinni maksta nende rahulikku olemist, me peaks tegelikult mõtlema sellele, et kuidas neile siis neid õigeid oskuseid anda selleks, et nad saaksid tuleviku majandusse panustada ja see on ju päris selge, et rutiinsete tööde osakaal on Euroopa Liidus langenud, on Eestiski langenud ja on pidevalt kasvanud siis mitterutiinsete tööde osakaal, ehk siis see on see hariduse koht, kus meil on siiani siin väga tihti räägitud, ja kus me oleme härra Aaviksooga ka polemiseerinud teemal, et kas Eestis peaks olema rohkem kutseharidust. Et kui me tänast majandust mõtleme, siis loomulikult peaks olema rohkem kutseharidust, aga kui me vaatame laiemalt seda, et meil kasvab mitterutiinsete tööde osakaal, kus tegelikult nõutakse inimeste loovust, praktilist probleemilahendusoskust, siis mina ütlen, et tõuseb oluliselt rohkem hinda haritus kui selline, ehk siis mitte kitsa eriala selline spetsiifiline väga sügav oskus, vaid tegelikult laiem haritus, mis võimaldab inimesel täienda ümber õppida, olla paindlik, osata tõepoolest ka niimoodi sotsiaalsetes suhetega toime tulla. Ja see on see võti. Siin küll nüüd tõsi on ju see, et ka kõrgharidusega inimeste hulgas selliste rutiinsete tööde osakaal tõenäoliselt hakkab langema, ehk tegelikult riskigrupis on ka kõrgharidusega inimesed ja võib-olla spetsiifilise kutseharidusega inimesed on isegi vähem riskigrupis. Aga kui me juba haridusest rääkima hakkasime, et ma küsiks Kati sinu käest, kas Aasias on inimesel hariduse saamine ja selle haridusega millegi peale hakkamine? Kas see on inimese ja perekonna enda vastutus või seal on riigil väga suur roll? No see hariduse asi on mind nagu hästi üllatas, et kuidas asjad Indias toimivad, et haridus on küll absoluutselt teistsugune väärtus kui näiteks meil Eestis, et kuna Indias on üle 2 miljardi inimese, et siis on võimalikult kõrge haridus hästi oluline. Et tegelikult bakalaureus ei ole midagi, magister ka ei ole midagi. Et näiteks Dubais on hästi palju tööjõudu Indiast ja Bangladeshist ja Pakistanist, et mingi hetk oli minul tiim umbes 25 liikmeline, kus enamus inimesi olid tunduvalt kõrgema haridusega kui mina ise. Et lihtsalt selleks, et mingilegi elementaarsele töökohale löögile saada, et siis see haridus pidi olema hästi selles mõttes kooli nimi ja kraad ja nii edasi, et oli hästi oluline. Aga samas tegelikult ma usun, et see, mis eelis meil on, et ma arvan, et meid eestlasi õpetatakse juba varasest east loogiliselt mõtlema ja järeldusi tegema ja selles mõttes elus nagu hakkama saama, et tegelikult hästi palju näiteks Indiast pärit inimesi, kes minu juures töötasid, et neil oli küll kõrge haridus, aga samas sellised elementaarsed järelduste tegemised ja olid nagu suhteliselt rasked, et see üllatas mind ka, et jah, aga see oli ainult üks näide India pealt, aga tegelikult oli neid rahvusi seal koos nii palju ja igalühel olid omad probleemid ja omad eelised. Jüri, ma küsiks sinu käest, et need NG ettevõtted, teie töötajad teevad väga praktilisi asju. Müüvad kaupa, toodavad viina ja mööblit, jäätist, kõik see jutt väga muutuvatest töösuhetest. Mida see sulle ütleb? No eks need töösuhted ikka muutuvad, et see digiajastu ikka tuleb ju peale, eks ju, et kui teate alati lehes ju üritatakse alati näiteks kassapidaja palkadega võrrelda mingisuguseid teisi numbreid, et samas te näete, et kassapidajate töökohad hakkavad ära lõppema, see on ehe näide, et see asi läheb nii-öelda iseteenenduse peale, et kassapidajate tööd lihtsalt kaovad tulevikus ära ja see tulevik on suhteliselt varsti, et kui me mõned aastad tagasi selle projekti nagu käivitasime, siis tundus, et see on niisugune pikaldane asi, et nüüd on nagu näha, et see läheb oluliselt kiiremini, et nii-öelda varsti inimene ise nii-öelda kaupluses ise rehkendab, eks ju, ja maksab oma arve ja need kassapidajad jäävad nii-öelda üle. Finantsanalüütikud jäävad ka üle. Ja riigiametnikud ka, muuseas, et pange tähele, et väga mina olen päris mitmeid uuringuid lugenud, et mis juhtub 2040, et kõige suurem sektor, mis väheneb, on avalik sektor, eks ju, et tänu digitaliseerimisele. Nii et avalik sektor väheneb, selle üle on minul ettevõtjana väga hea meel, et loodetavasti ka poliitikuid natuke vähemaks, eks ju, ja kõik nagu efektiivsemaks, et jäävad kindlasti töö ja minister ja veel mõned. Aitäh sellest, ma tänan. Robert.
kuna töö on tähtis. töö on tähtis, tervis ka. Mõned aastad tagasi ma pidasin Olustveres konverentsil Põllumees kui tippjuht loengu, kus ma põhimõtteliselt veerand tundi järjest sarjasin, et ennustamine, eriti sotsiaalsüsteemide ennustamine, aktsiakursside ennustamine, see on täiesti mõttetu. Olles kõne lõpetanud, tõus tagumist reast üks mees püsti ja ütles, et ahah, et kas see tähendab seda, et pank enam äriplaani ei küsi? Mina vastasin, et küsime küll, sest me tahame teada, et kui piima hind on 2,20, palju sul puudu jääb? See on mõistlik. Aga ma tahaksin küsida, et automatiseerimine tehisintellektil, mida peaks Eesti tegema? Väike riigil ei ole sellist konkurentsi eelist nagu suur rahvaarv või suur territoorium, Eestil ei ole ka juhtumisi, ei ole väga palju maavarasid peale puidu, toidu ja põlevkivi. Et siis ma arvan, meie nagu eelis saabki olla ainult olla paindlik ja kiire. Ja täpselt tootagi väikseid koguseid, paindlikult ja kiirelt logistika kohale viia, enam-vähem aru saada kvaliteedi ja nagu tasemega. Ja selleks, et nagu seda hoida, seda paindlikkust ja kiirust ja just väikseid koguseid, ma arvan, et sellises maailmas, mis on automatiseerimine, ongi väike ilus. Et me ei suuda enam luua efektiivsust sellega, et me nüüd nagu tootmisprotsessist veel võtame natuke välja, pigem on küsimus, kuidas hästi kiiresti liini pealt ühe pealt teisele üle minna, ma arvan, et siin on palju targemaid inimesi. Aga siin me peame kaasas käima, härra minister, just nagu võimalusega, et meil inimesed saaksid ka mingit pidi, see ärimudeli paindlikkus tähendab ka seda, et sul on inimestel võib-olla ka mingit pidi paindlikumad tööajad ja töösuhted, kuhu teel me oleme ilusti läinud ja ilmselt lähme veel. Samuti ei saa üle ega ümber sellest, et mida Eesti peaks tegema, peaks sallivam olema. Ja ma ei mõtle sallivust selles kontekstis, vaid ma mõtlen sallivust just selles kontekstis, kui keegi teine, kes ei ole meie ettevõtte töötaja, tuleb ja ütleb mingi idee. Et siis tegelikult teises töökollektiivis, teises pangas isegi on ka täitsa tarku inimesi, tuleb tegelikult kuulata, mis nad räägivad ja omavahel mitte üksteist ära süüa. Et selles mõttes ma ei saa öelda, et ühtsuses peitub niisugune edasiviiv jõud, aga kindlasti ma arvan, mida me peaks olema rohkem sallivad, just teiste inimeste, teiste ideede suhtes ja ma arvan, et see nagu, kes on siin edukad siin ruumis, siis vaieldamatult nemad seda on olnud. Kindlasti sallivus ka teiste rahvuste kultuuride osas on ülimalt oluline, et kui te vaatate täna siin ringi, nüüd teeme korra tiiru, eks ju, et kui palju siin on välismaalasi? Aitäh. Just, nii. Ja see ongi see traagiline asi, et see on see eestimaalase jonn või nii-öelda, et see võõra, mitte viha on selline kole sõna, aga on mingi ilusam sõna selle kohta, et võõra hirm, et see võõra hirm on ikkagi tohutult takistamas meid nii-öelda rahvusvahelistumast, meie ettevõtteid, eks ju, et kui vanasti oli see probleem, et ei tahetud võtta välismaalase firmasse tööle, et see palgaskaalal nagu läks kraavi, eks ju, ja keelt ei osatud. Siis nüüd on nagu mõlemad asjad, keel pole enam probleem, eks ju, palk teatud määral on, eks ju, aga ka mitte nii traagiliselt, aga ikka neid pole. Ikka pole, eks ju, nii et see hirm võõra ees on ikkagi nagu asi, millest eestimaalane peab üle saama. Kui palju täna on näiteks Kaubamaja grupis välismaalasi tööl, tead sa? Suurusjärk. No ikka väga vähe. Väga vähe. Mis sa ennustad? Ma ei julge öelda 0, aga ikka väga vähe, eks ju. Mis su ennustus on 10 aasta pärast? No tahaks, et on Kaubamaja grupp on nagu selles mõttes, et see on nagu täna nagu siseturul toimiv ettevõte, aga minule tundub küll, et ükski nagu ekspordile suunatud ettevõtte, kui ta jätkuvalt eestimaalastega oma ettevõtte komplekteerib, eks ju, siis ta eksporditurgudel edu ei saavuta. Et selleks on vaja teistsugust mõttelaadi, see mitmekesistab ja aitab nagu edu saavutada, nii et selles mõttes kutsun kõik üles, et meie grupp ei ole kõige parem näide, eks ju, aga küll meie eksportivates ettevõttes on välismaalased tööl, eks ju, ja see teeb hoopis teise hingamise, nii et igal juhul on see nagu eeldus.
Kati, nüüd võrreldes sedasama rahvusvahelisust, ettevõtete rahvusvahelisust, kui sa võrdled Aasiat ja meid, et missugune seal see hoiak on? Tegelikult väga tahtsin selle teema tõstatada täna, et olime paar päeva tagasi Telias minu uue tööandja juures ühel koosolekul, et ruumis oli rootslane, meie tegevdirektor, leedukas, türklane ja nii-öelda mind peeti siis dubailaseks, kes olid kõik sama firma töötajad, et minu jaoks oli see super positiivne hetk, sellepärast et ma arvan, et jah, me eestlastena oleme suhteliselt kinnised selles suhtes, et mul on hetkel ka nagu vaja mingisuguseid väga spetsiifilisi rolle või inimesi leida, et ma usun, et äkki tekib probleeme, et neid Eestist leida. Siis esimene mõte oli kohe, et aga uuriks oma tuttavate juures, kes on töötanud Dubais või Inglismaal või Indias või mis iganes, et äkki nemad tahavad tulla. Mõtlesin, et tegelikult on positiivne, sellepärast et palgad on meil ju suhteliselt okei ja miks mitte. Et oleks see ilm nüüd natuke parem, aga jah, tundub, et täna on see siiski suhteliselt raske. Aga see on minu arust hindamatu kogemus, mida annab inimesele, töötajale rahvusvahelises seltskonnas töötamine. Et ma ei vahetaks seda mitte ühegi kogemuse vastu oma elus, et see, kui sul on kõrval mingi 10 erinevast rahvusest inimesed, kes on töötanud 10 erineval maal ja nendel on kõikidel teistsugused ideed, mis on täiesti erinevad sinu enda omadest ja teistsugused kogemused, teistsuguste praktikatega töötades, et see on täiesti hindamatu ja annab nagu väga palju juurde, ma arvan. Ma pean hakkama aja pärast nüüd seda vestlust kokku võtma, ma küsiks, ja ma palun proovida hästi lühidalt vastata, sest küsimus iseenesest võimaldaks vastata igal ühel tund aega. Meie töösuhted organisatsioonides, kui me võrdleme seda muu Euroopaga, millised nad võiksid olla 10 aasta pärast, kuhu me peaksime tegelikult oma teraviku panema, kui me mõtleme töösuhete arengule. Hakkame Robert sinust pihta. Ainult üks sõna, paindlikumad. Ära ehita kunstlikke kitsendusi, see surub välja neid, kes kõige rohkem kaitset vajavad. Paindlikumad. Jevgeni. Ja, nii ongi. No ma lisaks võib-olla niisugune meeskonnatöö on ülimalt tähtis, eks ju, et sellised autoritaarsed juhid on ikkagi minevik, eks ju, et paindlikkus ja meeskonnatöö. Jah, minu poolt võib-olla ka paindlikkus ja vaataks väljapoole ja õpime teistelt ka ja kombineerime siis selle kokku sellega, mida me ise oskame. Mul oli seda küll väga hea meel kuulda, sellepärast, et ma saan aru, et ministeeriumis on mingid muutused toimumas nii-öelda töövaldkonnas, nii personalimuutused kui ka töösuhete nii-öelda kujundamise osas. Ja kui me nüüd selle aasta teises pooles või järgmisel aastal töötame nii-öelda töösuhete küsimustega edasi, et siis ka minister ise ütleb, et tõepoolest paindlikkus ongi see number 1 küsimus, et see printsiip, mida silmas hoida. Meil on olnud ju üsna hiljuti veel vaidlusi, kus oli see näiteks valveaja teema, kus oli väga raske tegelikult nagu läbi murda, sest seda paindlikkust jälle samas ei taheta lubada. Ja siin ma pean muidugi ütlema, et sotsiaaldialoog, seda ei tasu unustada. Loomulikult paindlikkusest tuleb ka kokku leppida, et see läheb selle autoritaarsuse juurde. Et kui ühepoolselt öeldakse, et nüüd tuleb teha nii, et see ei ole mingisugune paindlikkus, see on midagi muud. Nii et kokku tuleb leppida. Seda peavad õppima nii ametiühingud kui tööandjad. Ega tuleviku töötajad tegelikult, nii nagu me täna siin ettekannetest ju kuulsime, ega noortel on ju suhteliselt savi, eks ju, mida ülemus ütleb, kui ülemus ei ole autoriteet, eks ju, ja ülemus ei räägi töötajatega nii-öelda läbi ja ei ole eeskujuks. Nii et selles mõttes mina jätkuvalt jagan seda meelt, et ametiühingud on vastupidi ajaloo rudiment, eks ju, mis takistab nii-öelda ühiskonna normaalset arengut, eks ju, ja ühel hetkel see kindlasti nii-öelda
lõpeb ära ka, eks ju, et kui vaatate, mis Skandinaavias toimub ja mis Euroopas toimub, kellel on mingid takistused lendamisel, kellel on mingid takistused mingi kauba kättesaamisel, noh, et mis see siis on, et sul on antud nagu töökoht ja siis sa ühel hetkel nagu tõused püsti, ütled, et nõuame kõik koos palka, eks ju, et see on niisugune vanaaegne nii-öelda need generatsioonid, kellest me täna rääkisime, nendest kindlasti kunagi ametiühingu liikmed ei saa, eks ju, nad on lihtsalt ise oma isiksusega nii-öelda klaarivad firma juhtkonnaga asju, et neil ei ole vaja nii-öelda lippudega ja kiivritega kolistada asfaldi peale, eks ju. Nii või teisiti, meil on ametiühingud, seal Head partnerid. väga head partnerid, kellega me läbi räägime, mõnikord väga palju vaidleme, aga tõepoolest on ka olukordi, kus me oleme ametiühingutega seljad kokku pannud ja suutnud siiski selgelt ka riigis mõned otsused läbi suruda, mida võib-olla muidu oleks olnud raskem teha. Nii et selle noodiga, et paindlikkus ja koostöö, selle vestluse lõpetaksin. Ma tänan teid kõiki. Meil on siin meie väikesed kingitused. Ma loodan, et see on nimed hommidele sisse kirjutatud. Kui on valesti, siis vahetage ise ära. Jah, aitäh. Nii. Aitäh, Jevgeni. Ja tänan, Robert.